Tere, head vaatajad! Meediasüst on kokku võtnud oktoobrikuu vingeimad sündmused, et need läbi kaamerasilma teieni tuua. Vaatame, kuidas tähistati õpetajate päeva Põlva Roosi koolis. Oktoobri algust tähistatakse õpetajate päevaga. Täna oleme siin Roosi koolis, kus tähistatakse õpetajate päeva veidikene teistmoodi. Põlva gümnaasiumi abituriendid tulid siia, et laste päev eriliseks muuta. Mis oli sinu tänane ülesanne? Minu tänane ülesanne oli siis neid kahte väikest last siin hoida, nendega mängida, joonistada, mida iganes nad nagu tahavad. Milliseid üllatusi see päev pakkus? No kõik on üllatus, ma ei teadnud, mida oodata otseselt. Et ma olen ainult kuulnud sellest koolist, aga ma ei ole kunagi käinud siin ja et ma ei teadnud, mida oodata, et kõik on üllatus nagu minu jaoks. Hakka panema. Lastega on tegeleda kergem, kui ma arvasin, ja nad on väga rahulikud ja armsad. Ja nendega on nagu tore mängida, nad ei ole siuksed ülemeelikud ega midagi. Mida sa ise õppisid sellest päevast? Kindlasti kannatlikkust ja siis, et me võime kõik olla nagu erinevad, aga samas me oleme kõik ikkagi nagu ühtemoodi, et kas või nagu nemad rõõmustavad iga asja üle ja neile meeldib naerda ja Ja enne suurt Kadri mardipäevatralli vaatame üle, mis tähtpäevaga on üldse tegemist ning kuidas seda vanal ajal tähistati. Mina käisin Mardis kuskil 65-70 seal vahepeal. Ja siis oli niimoodi, et meie külast suuremad tüdrukud, vanemad, nemad siis võtsid nooremad ka järgi ja siis kellegi pool oli siis kaunistamine nii-öelda. Et me panime ikka hästi tumedad riided selga ja näod määriti hästi ära ja teinekord poisid tegid veel kõik maskid ja siis me läksime küla peale. Kõigepealt laulti ukse taga ja kui oli niimoodi, et mõnes kohas teadsime, et kodus on, aga siis ei lasta, siis tehti ukse taha, siis kas pandi niimoodi kinni ukse tagu, need enam välja ei saanud toast või kuidagi ikka peeti meeles. Et aga alati anti meile ande, õunat, kommit, et raha nagu eriti ei antud sel ajal. Aga me olime kõige üle rõõmsad, mis meile anti. Hästi kahju on see, et ilmselt Põlvas võib-olla need Kadri ja Mardi sandid veel käivad, aga kui on need väiksemad külad, siis eelmine aasta oli küll see tore lugu, et meil käisid, ma arvan, et üle 15 aasta esimesed sandid. Aga veel armsam oli see, et enne seda tuli meil kohaliku küla Facebooki lehel selline teade, et kuulge, et täna on sandid liikvel. Et ärge siis neid ära ajage, et vaadake tänapäeva need nii-ütelda siis need kommunikatsioonivahendid aitavad teadvustada ka, et täna Marte või Kadri sante oodata. Ma heal meelel näen seda, et need vanad kombed tulevad jälle taaskord au sisse. Halloween ei ole meie Mardit, et las Ameerika kombed jäävad ikka sinna ookeani taha ja et küll on tore, tegelikult pole mitte midagi võimatut, kui noored hakkavad tegelema, sest appi võib tõesti võtta interneti ka ja miks mitte. Kadrikene, kullakene, mida sina arvad, kuidas tulevikus umbes 10-20 aasta pärast üldse Kadri ja Mardipäev välja võiks näha? Mina arvan, et tehakse niisugune äpp, mis näitab, kuhu tasub minna ja kuhu mitte.
ning samuti saab näha, kus on Mardid liikvel ning kus neid paraku ei ole. Ning lõpetuseks näitame teile, kuidas möödus laheda noorte sügisene välilaager Ridali lennuväljal. Oleme tänasel päikesepaistelisel laupäeva hommikul tulnud siia Ridali lennuväljale. Täna me küll lendama ei hakka, kuid mis toimub, näete kohe. Võta Konstantin pissid üles selle kätte, nagu tõsta ülesse. Mis üritusega meil siis siin tegu on praegu? Tegu on seikluskasvatuse ja metsas nagu üleelamisõppega. Et seekord on meil laager just noorematele, kes on täiesti algajad. Et muidu me oleme vanematega käinud metsas, aga nüüd mõtlesime, et võtame jälle uued noored peale. Ja nüüd on Karolari kord, ta keskendub. Olukord on pingeline. Ja Karolari lasi esimesel asu mööda, vaatame, kas ta õpib oma vigadest. Mis on noorte jaoks selle laagri suurim väljakutse? Arvan, et see õine magamine telgis ja valvamine. Kas need noored, kes siin täna on varem ka selles telgis maganud? Teoreetiliselt osad arvatavasti on kindlasti, aga osad on ka, kes ei ole seda teinud, kes on esimest korda siin. Selles telgis magamine külm ei ole öösel, et täna oli öö külm, et jahe ei ole. Jahe on ainult siis, kui telk ei köeta sest, ehk siis, et kui telk jääb kütmata sest ja peab keegi magama, kelle valvekord on, siis läheb külmaks. Ja on närvipingest tekkinud käevärin juba. Ja nüüd on juba naeruvärin millegi pärast. Pinged hakkavad kaduma. Ja ka teine lask läks mööda. Kas Karolari läheb trahviringile pärast seda? Jookseb jala Põlvasse näiteks. Mitmendat korda sa oled sellises laagris? Esimest. Ja mis on sellise laagri suurim väljakutse sinu jaoks olnud? No, et metsas ikka läbi lüüa. Mis sulle senimaani kõige rohkem meeldinud on? Tiimitöö. Pibiga teha onne. Mida sa oled senise laagri jooksul õppinud? Kuidas metsas olla. Kuidas metsas käituda, kuidas kui on sul telk mantel ja kuidas siis sellega ehitada endale varjualus. Mis on sinu jaoks kõige raskem olnud? Riviõppes oli raske, siis kui pidime kolonni võtma. Ta on üks kuul jäänud. Ja ta on nii närvis, et ta ei saa seda kuul isegi sisse mitte. Ja nüüd on relv laetud, vaatame, milleks ta on võimeline. Ja vahetab poosi ja ta unustab taas kaitseriivi ilmselt. Kaitseriiv tuli meelde nüüd, aga vajutab seda vist ja nüüd läks kaitseriiv maha. Vaatame, mida suudab Karolari viimase asu. Põlvelt! Värin jätkuvalt sees, tundub närvide tegemisel. Siin tuli ergutussignaal Karolarile ja ta ei saa keskenduda. Ta ei saa keskenduda. Ja nüüd. Kõlab pauk ja Karolari laseb taas mööda. Aitäh vaatamast ning kohtumiseni järgmises Meedioni saates.